hirmusid on mind ajanud siia kappi. Kas tohib välja tulla või? Istu veel natukene. Toimumas on siis Rõuge rattamaraton. Osalejaid on praegu veel vähest, kell on veel väga varajane. Olen siin tulnud oma suure rattaga, siis olen tulnud esimesena start, et ikka hea koha pealt saaks startida ja start on siuke on nagu kitsas ja läheb revimiseks. Lowrider oled? Ma ootan juhti. Oleme jõudnud esimesse toitlustuspunkti. Nagu näha, kõik pargivad oma rattad ära. Teeme kiire lõunasöögi koos. Mingi 3-käigulise umbes ja vaatame siin ilusat loodust ja siis sõidame edasi. Kus me siis nüüd paikneme? No tegemist on siis Tšernobõli linna ääres oleva väikse metsakesega. Puud on umbes siin. Puud on umbes siin või? No nad on umbes ka, aga vanus on mingi 90 aastat. Et siis kui katastroof tuli, siis enam ei kasvanud ja nii need jäid. Istuge sohva peale. Sõidan Leopardiga, siin anti ka sell mulle. Ei laku objektiivi. Soetasin uue suveniiri endale. Panen nagu pored kohvrisse kõik. Lepadrinu lenda ära, pesa põlem pojad sees. Kuidas on siis elu siin Aedikas? Ära jooksu pane paar sõna Eesti televisioonile. Taavile õlle kõrvale. Kuna hommikul läks mingi 3 ajal läks uni ära, siis mõtlesin, et äkki järvest saab midagi head ja eks ma midagi siit võtsin siis. Siin on järvest nii palju kalu, et ahju köetakse kaladega. Me oleme säänsed mehed, et ega me ei võrguta. Me tavaliselt niisama landime. Ta on mind terve hommik imelikult vaadanud. Traktorijuht on kivis. Rivi on korrast ära. Rivi tagasi. Mida sa segane teed siin? Teiste pihta ei sihita muidu. Kuskil Elvasse läks. Ei lähe kaugemale. Tark on. Igal inimesel on aeg ükskord kirstust välja tulnud.